Kuna Eesti suved on nagu nad on, siis otsustasime neljakesi enda suve veidi pikendada ja võtsime ette reisi Taisse. Keegi meist polnud veel Aasia mandril käinud. Mõned tunnid pidime ootama, aga õnneks möödus aeg kiirelt. Kas tunne on, Annas? Mul on siin vähemalt päris hea. Hakkab kohale jõudma juba. Helsingi lennujaamas reisieravust veel sees polnud. Lihtsalt selle väikese lennukiga Tallinnast Helsingisse lendamine oli veidi hirmus. Kohad ei meeldinud, vahetasime ümber. Meil olid kõik kohad laiali mööda lennukid. Üks istus ühes otsas, teine teises. Tänu heale Finnairi töötajale saime istekohad lennukis üksteise kõrvale. Algselt olime suvaliselt paigutatud. Lennukid ma küll läinud ei ole. Lennuk oli suur ja mugav, toidud olid okeid ja 10 tundi möödus filmide saatel kiirelt. Reisiärevus hakkas ka juba suurenema. Esimene mulje, kui saime lennukist välja, oli palav. Väga palav. Peale kontrolle lennujaamas võtsime oma kohvrid ning vahetasime WC-s pikad riided lühikeste vastu. Takso võtma, suitsu teeme ära kõigepealt, üle 12 tunni kõra. Vist, no päris kahtlust on 11 kindlasti. Läheme otsime hotelli üles. Ega ma rohkem ei tea. Transferi hotelli meil polnud ning takso pidime ise sebima. Peale pikka sõitu jõudsime lõpuks oma esimesse hotelli. Esmamulje oli positiivne. Sättisime ennast tubadesse ning läksime uudistama hotelli territooriumile, et kus miski asub. Annes läks tussi alla või? Kule võtmed ei antud. Võti pandi pessa ukse kõrvale. Vasakul. Aga teil ei tööta safe. Ta pidi pärast tagasi tulema ja muutma midagi. Siis liikusime mööda tänavat. Liiklus oli veidi harjumatu, vasakpoolne ning palju rollereid. Kohalikud tundusid sõbralikud ning alati naeratasid. Kohanesime veidi ning siis otsustasime, et lähme sööma. Valisime välja ühe väiksema söögikoha ning astusime sisse. Hando otsustas kohe kohaliku supiga eksperimenteerida. Hästi tugevad maitsetakse. Kuljagi. Kuidas õlle maitseb? Ma ei ole nii piirts, ma ei ole õlle. See õlle on hea küll. Ma ei saa kommenteerida seda. Ma õllet ei ole ainult alkovaba, et see on palju mahedam. Hando maitseelamus osutus negatiivseks. Tuli võtru kodust ja makarone ja...
tegelikult liiga vürtsikas ei ole. Ma nägin ühte esimest seda värvitud huultega noormeest. Lillaks värvitud huuled olid ja meesterahvas oli rulleri seljas. Mäkki peame minema, nägime tee peal. Hannes võttis magusapu kana. Väga hea magus. Raivo ja Kaidi valisid samuti kana. See on päris hea. On kala. See magusapu on väga hea. Ma panin nüüd esimese korraga puusse. Kokad kindlasti kiidaksid. Aga see ei ole päris mina. Õnneks on suur Sa õlle. pead selle maitsega harjuma lihtsalt. Meel alla. Veel ei tohi neelata. Vääri veel. Seda ei taha alla neelata, see on lihtsalt nii veider tunne. Hea siuke mõnus, see oli enam-vähem koostiselt sama, aga oli näks pehmed ja nagu näks parem. Kõhud täis, läksime hotelli puhkust nautima. Sulistasime basseinis ning jõime kodumaist kraami. Pimedaks läks väga kiirelt ning isegi kui päikest polnud, oli väga soe. Me täna Hannesega just otsustasime, et täna joome siis teie jooki. Vähem tassimist. Toolid peate ikka võtma. Jah. Laud on kaetud. Kell on 7. Tähendab, Eestis on alles 2. Võib õisti helistada. Täisjäätis on pohvai sellest summast. Võib küll, jah. Võtate päikest? Jaa, me võtame kuud. Me võtame kuud. Siin hakkab kuu ka peale. Jaa, paneme päiksekreemi ka või? Kuu on ka see niidist. Vennad läksid öösel Peotänavale pidutsema, aga Raivo ja Kaidi otsustasid lennureisist ennast välja puhata. Sõime hommikust ning nägime, et vennad veel magavad. Raivo jõudis vahepeal juuksuris ära käia ning Kaidi sai ka esimesed kauplemiskogemused Tais. Vaatame, kas nad on üles ärganud. Muuseas, mu juuksuriks oli üks mitte nii ilus ladyboy. Tagasi hotelli jõudes läksime vendasid äratama. Teil on uks lahti või? Muidugi. Mis asja? Noh, kam randa? Hando, kuidas pidu oli eile? Hando muljed eilsest ööst olid väga head. Tai on ju poissmeeste paradiis. Jah, see on ammu läbi. See oli vist, ma arvan, kuni kella 10, me läksime 9:30. Miks meid üles jäävad? Pidime ajama. Jaa, see jõudsime siis või? Ma ei tea. Ma ka ei mäleta. Käisite seal Peotänaval eile või? Tere hommikust! Nagu ta oleks tundnud mind, võib-olla tundiski, ma ei tea. Ta ei teadnud, kus see on täpselt. Me siit panime paar korda mööda ja siis tulime tagasi jälle võtsime, oota, kuskil siin oli kurat. Õnneks nad jõudsid vähemalt ilusti hotelli tagasi. Vähemalt menüü nägi isuraatav välja. Kõik ma ostsin praes. Lõhe. See oli kallis ka. Ando, mis kala sa võtsid? Meri ahvena filee mingit kahtu. Kaidi, mis sa võtsid? Mina võtsin vürtsise kanasalati. Hommiku söödiga ei jännata. Mina võtsin tavalise kana, nii et seekord ei midagi erilist. Lihtsalt väike lõuna. Täna oli plaan ookeani äärde minna ning õhtul uuesti tagasi Peotänavale. Randa oli vaja veidi jalutada ning enne otsustasime ka kõhud ära täita.
ma tunnen, et ma ei ole kaine. Ma räägin nii imelik oli, ma mäletan, ma tuitasin talle täna, et ise naersin. Millal ma viimati tuitasin? Pole aastaid nii tuitasin. See on jube. See on mina see, kes teisi kantseldab ja läksin Andost kantseldama, aga vist tuitasin ise rahva. Andol oli seal tegemus. Mul ei olnud, ma ainult jõin. Ma selleks nii purru endi. Palav on ju. Vahepeal kallas korraks vihma ning järgmisel hetkel paistis juba päike. Rannas õnneks palju rahvast polnud, aga kuna me olime alles valged, siis paljud kaupmehed üritasid meile kohe igasugust kraami pähe määrida. Raivo ostis omale päikeseprillid 2 korda kallimalt kui turult. Seda sain ma muidugi hiljem teada. Lained olid suured ning esmamulje oli vägev. Vesi, päike ja liiv. Mõnus puhkus. Maitseb päris hea, nagu rummikokteil, peaaegu sama hea. Kookospähkli piim oli mõnusaks jahutuseks rannas. Otsustasime ära proovida ka tänavajäätise, mis valmistati otse tänaval ning meie silme all. Raivo ja Kaidi tahtsid ära proovida ka jalavanni, kus väikesed kalad puhastavad su nahka surnud nahast. Proovime ära, kuidas on. Kalad hakkavad puhastama meie jalgu. Ainult 2,5 eurot. Võib küll. Okay. Sul ei ole kedagi, miks kõik minu juures on? Sul on mustad jalad! Tekki pilti ka. Jumala imelik tunne on. Kui varba vaetivad, siis on kõdi. See on väga kõdi tunne. Kõdi oli ja selline omamoodi veider tunne. Muidugi proovige, jumala äge. Imelik niuke nagu... Hästi õrnad keegi kõditab mööda jalasääri. Mingit näksamist, aga midagi ei ole. Nad tegelikult nad tekitavad jah selle kõditunde sulle siia. Hirmus, väga hirmus on. Õhtuks ostsime veel puuvilja ning käisime ka basseinis ujumas. Muuseas, mingid tüdrukud meie hotelli lähedal hüüdsid tänaval vendadele, et hi, see you tonight. Ilmselt nad tundsid vennad kohe eilsest õhtust ära. Ja siis võtsime suuna Peo tänavale. Juba enne Peo tänavat
hakati pakkuma igasuguseid showsid meile. Melu oli ikka korralik ning turiste oli ka väga palju. Peotänaval olid baarid baari otsas ning lõppu polnud näha. Erinev muusika mängis igas klubis ja baaris ning vastavalt oma maitsele astu sisse kuhu soovid. Ütlen ausalt, et neid kohti oli seal nii palju, et alguses ei osanud kohe validagi. Lõpuks istusime veidi rahulikumasse kohta ning võtsime omale joogid ligi, chillisime ning muljetasime. Hiljem istusime veel mõnes teises baaris ja nautisime melu. Tagasi hotelli sõitsime diskobussiga, kus tümm mütsus ning jalg tatsas.